Tere, Falco sõbrad! Tervist! Me oleme tavaliselt teinud ühe suure hooaja lõpu ürituse, kuid praeguses olukorras seda me korraldada ei saa. Jah, seega me võtame Falco 30. juubeli aasta kokku videopöördumisega. Me oleme välja mõelnud ühe portsu küsimusi, mis võiks teid kõiki natuke huvitada. Ja antud pöördumises me hakkame neile järgemööda vastama. Äsja lõppev hooaeg oli Falco jaoks 30. See on meie jaoks päris suur tähtpäev olnud ja me tähistasime seda 2. novembril, tehes kõigile oma Falco sõpradele ühe perepäeva koos Eesti Karateliiga etapiga Falco Cup ja selle perepäeva jooksul korraldasime ka heategevusliku laada, mille eesmärgiks oli koguda raha siia saali uue tatami jaoks. Ja läks täitsa edukalt, aga projekt on alles veel käsil. Nii et sellega me veel tegeleme edasi. Täname kõiki ja kinnitame, et me läheme selle asjaga edasi ja uue hooaja alguseks on meil uus tatami siin saalis maas. Tõepoolest, nii nagu kogu Eestis ja maailmas on meil olnud üks erakordne juhtum, viirus nimega koroona, mis tegi ka meie töösse suure augu sisse. Jah, et meil oli vaja samamoodi kohaneda virtuaaltreeningute peale, nüüd lõpuosas välitreeninguid ka teha ja lapsed pidid iseseisvalt palju tööd tegema, et usinamad said hakkama, kõigile see hästi sobinud, samas jälle osadel õppisid ennast kokku võtma ja võib-olla on tänu sellele üldse natukene osavamadki, vähemalt füüsiliselt, et karate poole pealt on väga raske teha nii virtuaalselt kui ka üldse kaudtreenni karates ikkagi põhimõtteliselt teha hädaga saab, aga see tehnilisi asju nii palju, et ega ta lihtne ei ole. Koroona sundis meid kindlasti tegema tööd, mida me võib-olla varem ei ole leidnud aega teha või motivatsiooni teha. Kas või need väikesed videoklipid, mille tegemise kogemuse me nüüd saime, kuidas võib-olla tulevikus oma vööeksami programme igale lapsele koju viia. Et kui trennis on ikkagi mõni asi kuidagi külge ei jää, saame suunata videomaterjali juurde. Et sellega oleme nüüd algust teinud ja usutavasti jätkame ka tulevikus. Ja ma arvan, et koroona on võimalust aeg kõigile, on võimalus kaotada, on võimalus võita ja ma usun, et meie oleme tegutsenud nii, et oleme sellest ajast tuleviku perspektiivis isegi võitnud. Jah, et majanduslikult eks ta kõigile natuke tagasi löök oli, aga õnneks me oleme arvestanud, et peame hakkama saama, kui miskit juhtub, et see 2 kuud õnneks elasime üle, tuleb suvepaus vahele, suvelaagriga koos ja augustis loodetavasti saab jätkata vähemalt võistlejatega ja näis, mis siin sügisel saab, aga loodame parimat. Siinkohal täname jälle kõiki, kes on sellesse olukorda mõistvalt suhtunud ja on jätkanud liikmemaksude tasumist, kes vähendatud, kes samas mahus, aga kõik, kes te olete seda ikkagi teinud, on aidanud meil seda saali ülal pidada ja püsikulud ei ole meil hinge kinni tõmmata. Meie oleme valmis ikkagi tatamit ostma veel ja siis ka sügisel jätkama samas vaimus edasi. Jah, et suur tänu selle eest. Suur asi, mis muidugi muutuse kaasa tõi meile see olukord on see vööeksamite küsimus, mis lastel kindlasti paljul hingel on, sest treenerid sellest terve hooaeg räägivad, et maikuus on üks tähtsamaid asju tulemas. Täna on olukord selline, et me näeme, et seda eksamit ei olnud mõistlik praegu maikuus läbi viia. Meie oleme otsustanud lükata vööeksamit suvelaagri ajal. Suvelaager toimub 4.–14. juulini. Ta on meil traditsiooniliselt Matsal, see on Kääriku lähedal Valgamaal. Ta Tartust ei ole liiga kaugel, et sinna vööeksamiks ka ainult võib-olla kohale sõita. Ja laagrisse registreerida saab kodulehel oleva ankeedi kaudu. Et on www.karateklubi.ee ja sealt edasi vaatate juba jooksvalt, et kus info on. Falco juubeli hooaeg oli meie sportliku tulemuste poolest võimalik, võib isegi öelda, et erakordne. Ja,
läks hästi? Et meie treeneritena oleme olnud selles töös juba päris kaua, aga me kumbki ei mäleta hästi, kuna Karateklubi Falco oleks Eesti karateliiga üldarvestuses saanud kõige rohkem medaleid, et sealt võetakse kokku punktid, iga medali kohta on mingid punktid tulevad ja sellel aastal võime uhkusega öelda, Karateklubi Falco oli Eesti kõige edukam Eesti karateliiga klubi. Jah, ja küll meil ei tulnud ühtegi uut täiskasvanute maailmameistrit, loodetavasti nüüd sellest seltskonnast keegi ikkagi vormistab selle asja kunagi, aga Eesti veskevõistlustel läks ka hästi, et me olime üldarvestus olime teine klubi ja kaotab me idee, et ainult kumitees, ehk siis võitlusport, et need kõik liidakse kokku, aga kuna me ühe osaga ei tegele, siis ega see olime ikkagi tublisti teine klubi. Ja 2 aastat järjest oleme nüüd teine klubi olnud ja kahjuks tuleb ütelda, et see esimene koht on natukene veel kaugel, aga me oleme lähemale saanud, et küll kunagi suudame selle esikohaga ära võtta. Jah, sest noored on hetkel ikkagi tublid ja hästi palju on motiveeritud selliseid just 10+ vanuses lapsi, kuni tegelikult 21 vanuseni välja, et seda seltskond on ja loodetavasti seda indu jätkub, et järgmine hooaeg samamoodi jätkata ja rahvusvaheliselt ka tegelikult edukas olles. Meil sellel aastal oli maailmameistrivõistlustel oli üks poiss, Euroopa meistrivõistlustel oli üks poiss ja tüdruk. Et võite nad sealt veel küll ei saanud, aga äkki järgmine aasta läheb õnneks ja võib-olla sealt ka mitte lihtsalt üks võit, vaid on mitu võitu ja suund ikkagi medali poole. Ja uhke võib olla ka Põhjamaade meistrivõistluste üle, kus sellel aastal käis Falcost võimalik, et läbi aegade suurim seltskond, oli meid vist 7 sportlast ja nendest 4 õnnestus saada pronksmedal. Kokkuvõttes Eesti parim klubi liiga arvestuses, Eesti teine klubi Eesti meistrivõistluste medalite üldarvestuses ja me saime 4 pronksmedalit Põhjamaade meistrivõistlustelt. Jah, ja mõned rahvusvaheliste võistluste medalid ikkagi tuli veel, et nii Soomest kui Lätist kui Saksamaalt, et hea aasta. Jah. Kokkuvõtteks võib öelda, et meie ise treeneritega siin oleme väga rahul selle hooajaga. Me tõesti suutsime oma juubeliaastat vääriliselt nagu ellu viia, meie sportlikud tulemused olid head, me suutsime koguda raha uue tatami jaoks, mida me oleme juba siin 20 aastat nühkinud, et on ka aeg siia midagi värskemat saada. Loodame, et ka teile see aasta oli meeldejääv ja edukas. Paljudega kohtume alles septembris, suvelaagris kohtume kõigepealt. Paljudega ilmselt alles septembris, kui algab uus hooaeg. Püsige terved ja olge suvel ise aktiivsed kõik. Mängige palli ja keegi jooksnud. Ehk jõudu, ujuge, sõitke rattaga. Ilusat suve! Tšau!